Täna on 1. mai ja mina olen Urmas ning minuga siin ka astroloogia abi asutaja Karin. Tere sulle! Tere ka minu poolt. Vaatame nüüd lähemalt, milliseid astroloogilisi mõjutusi meil lähiajal siin ees ootamas on ja millega silmitsi tuleb seista. Ja lihtsalt infoks ka, et kasutame oma töös siis troopilist zodiaaki, peamiselt geotsentrilist vaadet ning Placidius majasüsteemi. See kombinatsioon annab isikuastroloogias ja ajastamises meie hinnangul kõige täpsemaid tulemusi. Aga väike lahtiütlus ka. Nimelt astroloogia abi kuu ülevaated on teieni toodud siis hariduslikel eesmärkidel. Meie jagatud info ei asenda professionaalset finantstervise ega juriidilist nõustamist ja enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalse põhjaliku eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Meie eesmärk on ikka pakkuda võimalikult täpset ja ajakohast infot, kuid me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõigile või igas olukorras. No, mai 2026 graafiliselt siis paistab välja selline, et siin on kuu keskel üsna ilusad seisud, kuu algus veidi pingeline ja kuu lõpus ka veidi seda punast siia viskab, et aga milline see kuu tuleb, sellest siis lähemalt. Päris selline astroloogiline ülevaade siis on meil meie kogukonna portaalis saadaval. Selle me postitasime sinna just juba 12. aprillil, kui ma eksin. Aga kellel huvi, siis tulge ja liituge kogukond.astroloogiaabi.ee. Aga vaatame siis natuke tagasi, enne kui liigume edasi, et siin viimase kuu sündmused muidugi sobitavad väga hästi ka aprilli astroloogiliste seisudega, et aprilli alguses oli põhjust karta siin tuumatehnoloogiaga seotud intsidente ja tõepoolest tuli sel ajal ka väga ärevaid märke seal Iraanist ja küll tuumaelektrijaama rünnati ning 7. aprillil ähvardas siis USA president Donald Trump Iraani sõnadega, et terve tsivilisatsioon sureb täna öösel ega tule enam kunagi tagasi. Paljud tõlgendasid seda siis tuumarelva kasutamise ähvardusena, aga kui tõsiselt seda siis mõeldi, on muidugi raske öelda. Eks see tema läbirääkimisstiil on ka selline sihiliku ettearvamatuse külvamine ehk. Aga endine CIA analüütik Larry Johnson on siis isegi väitnud, et Trump tahtis Iraani vastu tuumarelva kasutada, aga kindral Dan Kane siis ühendstaabi ülemate komitee esimees takistas teda. Noh, sellele väitele muidugi paikapidavust saada on raske, aga aprilli jooksul oli siis tõsiseid selliseid tuumaintsidendi ohte selgelt õhus ja õnneks ei lõppenud see vähemasti teadaolevalt siis relva kasutamisega. Ja 8. aprillil lepiti USA ja Iraani vahel siis kokku relvarahus. No, jällegi sobilik selline astroloogiline asetus, et siin peamine teema oli ju Marsi ja Saturni ühendus jääramärgis koos Neptuuni ja Merkuuri ja isegi Päike oli seal ju jääras meil. Et Marss tahab hirmsasti liikuda ja tegutseda, Saturn aga pidurdab, seab piire ja takistab ja seetõttu toovad Marsi Saturni aspektid sageli blokeeringuid, pingeid, isegi frustratsiooni. Ja seekord väljendus siis see ühendus Iraani konflikti relvarahuga. Tähelepanuväärne on muidugi see, et see saabus 8. aprillil hetkel, kui selline rahumeelne Veenus liikus oma enda märgissõnnis 10. kraadis. See langes ju otse Iraani sünnikaardi kesktaevale, et kas see rahu nüüd püsib, eks see on juba omaette küsimus. Ja no, samas ei toonud relvarahu rahunemist laiemas plaanis, et üle maailma on ju praegu iga päev toimunud erinevaid plahvatusi just naftatöötlemistehastes ja torujuhtmetes, sealhulgas Malaisias, Vietnamis, Austraalias, Pakistanis, Indias, Rumeenias ja Venemaal. Et see on ühtaegu hirmutav ja selline kummaline, eriti arvestades, kui vähe sellest räägitakse. No, aprilli jäära kulminatsioonis muidugi osalesid lisaks Marsile Saturnile ka, nagu öeldud, Merkuur, mis seostub kaubanduse ja turgudega ja Neptuun, mis seostub siis naftaga. Marsi, Merkuuri ja Saturni väga tihe selline kolmikühendus viitab siis sellele, et uus Marsi Saturni tsükkel võibki keerelda just energiakriisi ümber.
ja sellel on suured tagajärjed majandusele ja ka turgudele. Kuna kogu see pinge mängis välja just tulemärgis jääras, noh, on selle kriisi siis selline erakordselt plahvatuslik toon ka siia varjendina juurde saadud. Neptuuni kohalolu viitab sellele, et võib olla siin pettuseid, varjamisi, võimalikke valeoperatsioone. Paljusid plahvatusi muidugi energiataristus käsitletakse peavoolumeedias justkui üksikute õnnetustena, kuid nii paljude sarnaste juhtumite kulminatsioon eri riikides muidugi muudab selle seletuse järjest vähem usutavaks, et midagi siin tagaplaanil võib-olla on ehk suuremat. Et üks võimalus on see, et meie ees avaneb siis teise külma sõja järgne vaatus, kus vastamisi seisavad siis ühelt poolt USA ja teiselt poolt Hiina. Võime oletada, et USA hiljutised sammud Venezuelas, Kuubal ja Iraanis teevad või teenivad siis osalt eesmärki võtta kontrolli alla globaalne naftaturg ja survestada selle läbi Hiinat. Ja Marsi-Saturni ühendus toimus 7. kraadis jääras, üsna täpses opositsioonis Hiina kaardi siis päikesega 7. kraadis kaaludes. Eks see viitab sellele, et Hiina võib sattuda rünnaku alla või olla siis sunnitud mingil moel konfliktiga silmitsi seisma. Kui nüüd Ukraina tõesti mängib samal ajal rolli Venemaa naftarajatiste ründamises, siis tekib muidugi paratamatult kahtlus, et kogu selle kampaania taga võibki miski seista. Eks siis praegu jäävad need siiski kahtlusteks, aga elame-näeme. Selge on see, et Iraani sõda ja naftataristus sabotaaž on viinud nafta hinnad väga kõrgele ja need võivad kerkida veelgi. Praegu on selline kerge tagasitõmme toimunud, aga selline hinnatõus võib siiski viia olukorrani, kus osa majandusest tuleb lihtsalt seisata. Tegelikult on seda juba siin ju alustatud. Saksamaa lennufirma Lufthansa näiteks tühistas suveks Euroopas ligi 20 000 lähilendu. Kas me võime seda energiakriisi lausa COVID 2.0-ks nimetada, aga tulemas võib olla siiski selline ka energialukkude teema, et muidugi vähem usutav on, et inimestel keelatakse kodust lahkuda samamoodi nagu koroonapiirangute ajal. Kuid juba praegu palutakse paljudel inimestel siis töötada kodust ja energiat seeviisi kokku hoida. Astroloogiliselt on selge, et Saturni ja Pluto vaheline sekstiil on praegu siis nii-öelda käimas ja oma mõjusfääris. Tegemist on nende esimese suure aspektiga pärast 2020 aasta jaanuaris toimunud ühendust, millal siis puhkeski pandeemia ja valitsuses kehtestasid ulatuslikud piirangud. See sekstiil nüüd kinnitab siis seda temaatikat just toonase ajaga. Muidugi energiakriis võib sundida meid taas leppima uute piirangutega ja võimegi siis sattuda sellise kontrolli ja kitsenduste nii-öelda mõjusfääri jälle ja seda siis just energia säästmise nimel. Eks alles tagantjärele siis selgub, mis meid tegelikult ees ootab ja milleks meid ette valmistatakse ning millest võib saada meie uus normaalsus. Aprilli alguses ilmus uudis ka NASA Artemis 2 missioonist, kus siis 4 astronauti lendasid ümber Kuu nii-öelda. Ja samal ajal suhtutakse NASA sellistesse tegevustesse järjest suurema skepsisega, kuidas need seisud siin välja mängivad. Eks ühest küljest see kosmoseajastu on meid ees ootamas, selle vastu ilmselt ei saa vaielda astroloogiliselt, aga teisest küljest on väga palju sellist häma ja kahtluseid ka nende missioonide taustal. Ja Donald Trumpi ümber toimus jälle midagi olulist, et siin 25. aprill toimus tema vastu väidetavalt järjekordne mõrvakatse. Eesti aja järgi jõudis see hetk siis kätte 26. aprilli varahommikul umbes kella 6:35 paiku ja Washingtonis siis Hiltoni hotelli tungis relvade ja nugadega mees nimega Cole Thomas Allen ning kõlas mitu lasku. Keegi raskelt viga ei saanud. Selle hetke kaart on muidugi tähelepanuväärne, et Kuu asetus siis 29 kraadi lõvis,
otse Donald Trumpi lõvi tõusumärgil ning oli peaaegu täpses kvadraadis siis uraaniga 29 kraadi sunnis. Astroloogiliselt väga, väga täpne seis, et eks ta siis niimoodi välja pidi mängima. Kui me nüüd vaatame sinna mai seise, siis võib-olla esimene selline oluline sündmus saab olema siin 6. Et Pluto alustab siis oma retrograadset liikumist veevalve märgis ja selle ümber kerkivad tavaliselt esile siin tehisarvud, sõjad, ka rahalise süsteemi ümberkujundamine. Et Pluto teekond veevalves tasub seda jälgida väga tähelepanelikult just nendel peatumise hetkedel, sest need näitavad väga tihti, millised teemad siis hakkavad selle transiidi ajal rohkem sellist mõjuvõimu ja tooni andma. 5. mail on ka Marsi kvadraat Jupiteriga. Marss on selline tegutsemise, initsiatiivi ja ka sõjakuse ja sõjaplaneet ja Jupiter kipub kõike paisutama, mida ta puudutab, lisades siis ulatust, hoogu ja tähendust. Samas seostub Jupiter usu ka kõrgemate põhimõtetega, nii et selle kombinatsiooni üks selline arhetüüp on ristisõdalane, et kes võitleb siis usu põhimõtte ja endast suurema tähenduse nimel. Kvadraat muidugi annab sellele pinget ja hoordumist juurde siin. No, see aspekt võib tuua selliseid proteste tõenäoliselt kütuse hindade suhtes või üldse energiakriisi järkjärgulise sellise reeglite ja piirangute vastu maailmas. Et me ei räägi siin puhtalt Eestist, see ei ole ainult meie keskne, see on üle maailma. Ja Marss teeb siin kvadraati Jupiteriga 19 kraadist jääras ja Jupiter ise asub siis 19 kraadi vähis. Mõjutatud võivad olla riigid nagu näiteks Ühendkuningriik, mille siis sünnikaardis asub kuu 19 kraadi vähis. Ja näiteks Iirimaa, millel on kaardis Jupiter 17 kraadi jääras. Samuti on võimalik, et see aspekt elavdab 8. aprilli päikesevarjutuse teemasid 19 kraadis jääras ja just siis vahetasid Iisrael ja Iraan esimest korda otseseid lööke ja USA siis ülikooli linnakus jõudsid jõuliselt esile Palestiina-meelsed protestid. Mai teine pool toob kaasa tugeva sellise Merkuuri ja kaksikute aktiveerumise. 14. mail toimub Merkuuri päikese ühendus 24. kraadis sunnis. Need hetked väärivad alati tähelepanu, sest siis jõuab sõnumi tooja justkui päikese mõjuvälja ja pakub lahendusi probleemidele, mille kallal mõistus on pikalt ehk töötanud. Järgmisena siseneb Merkuur 17. mail kaksikute märki, mida ta ise valitseb ning 21. mail järgneb sinna ka päike. Ning algab kaksikute täiesti selline uus valitsemisaeg ehk, sest alates 26. aprillist on ju ka selles märgis uraan. Kui varem oli rohkem sellist sõnniterritooriumi meil siin, siis nüüd on see kadunud ja liigub kaksikutesse ja kaksikud loomupäraselt on kiired, liikuvad ja tuleviku suunas või tuleviku suunda orienteeritud. Need kaksikute paigutused hakkavad läbima samasugust ärkamise ja uuenduste protsessi, mida sõnn koges siin aastatel 2018–2026. Ehk siis olgu teie päike või mõni muu isiklik planeet seal kaksikutes, siis kindlasti saate seda üsna tugevasti ka ise tunda. Et kaksikud peaksid selle vooluga kohanema muidugi kiiremini kui aeglane ja maaelement sõnn. Aga sellest vaatamata sõnnidel oli ka vägagi pöörane periood või kuidas sul, Karin, tundus? Ja, mul on ainult hea meel, et see läbi sai. Noh, eks see transiit siis tuleb nüüd kaksikutel üle elada ja sellel ajal tuleb rohkem esile sellist lõhenemist, ka duaalsust, järske hargnemisi. Kaksikud ju kannavad juba iseenesest sellist duaalsuse põhimõtet ja
uraan lisab sinna äkilisi katkestusi, ilmutusi, värskeid ideid ja ka tehnoloogiaid. Ja Merkuur viibib kaksikute märgis 7. maist kuni 1. juunini ning see on selline tervitatav areng, ehk see soosib selget, täpset ja üksikasjalikku mõtlemist, eriti mai viimasel nädalal, kui Merkuur hakkab Päikese mõjusfäärist siis välja tulema. Pärast pikka aega, mil mõte oli võib-olla pidanud justkui läbi sellise sogase vee ujuma, on see märgatav kergendus ja kõige viljakamaks siis ideede, taipamiste ja probleemide lahendamise ajaks kujunevad eriti 17.–18. mai, kus Merkuur on ühenduses Uraaniga. See on selline klassikaline geeniuse aspekt ja Päikese sisenemine kaksikutesse 21. mail väärib ka tähelepanu, sest just eriti nendel esimestel päevadel, mil Päike on ühenduses Uraaniga seal kaksikute alguses, Päike toob siis nähtavale või nähtavuse ja seega võib just see aeg näidata, milles seisneb Uraani transiidi peamine teema igaühe jaoks isiklikult, nii et jälgige väga hoolikalt, millised arengud teie enda elus siin toimuvad. Üldplaanis võib mai teine pool tuua aga väga huvitavaid uudiseid, uuendusi ja paljastusi. Välistada muidugi ei saa ka seda, et Epsteini teema kerkib uuesti esile, sest Uraan teeb sel ajal tema Päikesele 3. ja viimase trigooni. Et siin mai keskpaigal või teisel poolel, siis 18. mail täpsemalt, siseneb Marss aeglasesse, kuid visasse sõnnimärki, kus ta liigub kuni 28. juunini, mil siseneb siis kaksikute märki. Ja vaid 3 tundi hiljem siseneb vähimärki ka Veenus, sõnnivalitseja, mis siis moodustab seejärel Marsiga sekstiili. Et see teeb sellest ajast ehk sellise kena armastuse, iha ja läheduse aspekti. Ja traditsiooniliselt peetakse Marssi sõnnimärgis eksiilis olevaks planeediks, sest sõnn seisab vastasust Marsi kodule Skorpionile selles traditsioonilises mõttes. Et see meenutab siis olukorda, kus tuleb sõita võib-olla elurajal sellisel õuealal, kus kiirusepiirang on tüütult madal. Et võib valitseda selline kannatlikkuse ja frustratsiooni võitlus siin omavahel, aga noh, Marss sõnnimärgis põhiõppetund ongi siis kannatlikkus, sest maailma tempo ei pruugi kattuda sellega, kui kiiresti meie tahaksime edasi liikuda. Ja selle perioodi kõige pingelisem hetk saabub 26. mail, kui Marsi ja Pluto vahel tuleb siis kasvav kvadraat, mis siis sellel hetkel täpseks saab. See on nende praeguse sünoodilise tsükli esimene raske aspekt. Marsi ja Pluto pinged toovad sageli ägedust, jõuproovi ja vajadust kaevata sügavale, et siis takistusi ületada. Ja mundaanastroloogia tasandil seostavad need konfliktid ning mõnikord ka organiseeritud kuritegevusega, luuretegevusega, kuid nende toon on tavaliselt vähem plahvatuslik kui Uraani Marsi aspektide puhul ja rohkem seotud siis kokkulepete, manöövrite ja jõujoonte ümbermängimisega. Kuna Pluto liigub nüüd veevalajas, tuleb taas esile muidugi tehnoloogia ja sõjapidamise teema. Et selle kvadraadi tähendust aitab meil mõista siis Marsi ja Pluto eelmine ühenduse hetk 27. jaanuaril, mis toimus siis veevalajas, kui oli 5 planeedi stellium. Tagantjärele vaadates tõi see kaasa suure arengu. USA justiitsministeerium avaldas siis Epsteiniga seotud toimikud. Veevalaja on tulevikku vaatav märk, mis puudutab indiviidi just seal kollektiivis ning nende failide avalikustamine aitas mõista laiemalt siis süsteeme, mille sees meie maailm praegu siis toimib. Venemaad tasub ka selle kvadraadi ajal samuti tähelepanelikult jälgida. Marss liigub siis väga lähedal Venemaa kaardi kesktaevale ning võib tuua sinna ka vägivalla ja eskalatsiooni
kui Marss puudutas sama punkti 23. juunil 2024, järgnes Dagestanis massiivne koordineeritud rünnak kirikute, sünagoogide ja politsei vastu. Aga vaatame üle ka kuu faasid. Olulisi faase siin muidugi 3 nüüd maikuu jooksul, et kohe täna esimesel siin meie jaoks juba ära toimunud on täiskuu. 11 kraadi 20 minutit Skorpioni märgis, Eesti aja järgi siis 20:23. Karin, kuidas see täiskuu meile paistab, mida ta meile võiks tuua? No peetakse sellist täiskuud tavaliselt väga-väga oluliseks. Ja kuna seda täiskuud mõjutab siin ka Pluto, mis on ise Skorpioniga seotud, eks. Et no siis siit võib igasuguseid asju oodata. Et ilmselgelt nii nagu kõik täiskuud toob päevavalgele mingeid saladusi ja tahab, et me vaataksime otsa sellele, mida me näeme ja mis on tegelikult tõsi. Ja kui sellele siis vastatagi sellise aususega, siis tulemuseks võib siin olla väga suur sisemine jõud. Ja siin tegelikult on ka trigoon Jupiterilt sellele täiskuule, mis pehmendab seda olukorda vähemalt natukene ja annab sellise kaitsva energia siia. Et Mundaanis on Skorpion ju seotud maksudega, investeeringutega, ka sellise sügavama teadustööga, aga ka surmaga, jäätmetega. Ja noh, loomulikult on siin vastasmärk sõnn ka mängus, nagu ikka täiskuuga. On kaks märki mängus. Sõnn ju valitseb meil rikkust, maad, toitu ja luksust. Et eelmise aasta Skorpioni täiskuu oli meil 22 kraadi ja tuli siis peaaegu täpselt Hiina sünnikaardi MC-le. Ja samal päeval sõlmisidki USA ja Hiina kaubandusleppe, mis siis kärpis mõlemapoolseid tollitariife. Ehk siis klassikaline näide sellest, kuidas siin Skorpioni telg toob esile siis kaubanduse ja ka rahanduse teemad. Et seekord aktiveerib vähemalt 2 riigi kaarte. Et Iraani kaardis on siis MC 10. kraadis sõnnimärgis ja noh, viitse siis 10 kraadi Skorpionis, nii et täiskuu puudutab väga täpselt seda MC iidse telge. Ja võib näidata mingisugust suurt mõju, kas see on siis seotud kaubandusega, rahandusega või ka julgeolekuga ja võimalik ka siis see nafta või Hormuzi väinaga seoses mingid asjad tulevad siin esile, hakkame paremini nägema. Ja puudutab ka Venemaa kaarti, kus on siis MC 10 kraadi sõnnis. Nii et ka Venemaa võib olla kuidagimoodi siis oma arengutega siin esil. Ja Venemaa puhul lisandub veel see, et Pluto liigub praegu üle Venemaa sünnikaardi Saturni. Et see võib siis viia lähiaastatel või siis näitab siis mingitele suurtele olulistele muutustele lähiaastatel ja ümberstruktureerimise võimalustele. Ja ajaloos me teame, et on Saturni-Neptuuni ühendus ju ka toonud Venemaale sellist režiimi muutust ja piiride ümber mängimist. Et oleme palju rääkinud ju sellest Neptuun-Saturni konjuktsioonist, mis meil on. Et 89 aasta oli see, kus oli eelmine kord siis see konjunktsioon ja me kõik ilmselt mäletame, mida see siis kaasa tõi. Et nüüd siis see muster töötab samamoodi ja oleks ju üllatav, et ei tuleks uusi arenguid sellest järgnevatel aastatel. Ja ka Euroopa Liidu kaart on puudutatud, et seal on kuu siis 10 kraadi sõnnimärgis, nii et tuleb see täiskuu siis kuud elavdama. Kuu on ju seotud rahvaga, toiduga
Nii et vaatame, mida see siis esile toob siin lähipäevil. Jah, ja võib-olla Põhja-Korea ka, et seal on tõusumärk siis 9 kraadi sunnis, et võib ka tulla uudistesse. Aga järgmine faas siis on 10. mail ehk siis viimane veerand, 19 kraadi 14 minutit veevala ja märgis kell 00:10. Ja siis noorkuu saabub meil 16. mai kell 23:01, 25 kraadi 57 minutit sunnimärgis ja tegemist on siis supernoorkuuga, ehk siis kuu on maale oma lähimas punktis. Mida see noorkuu meile siis tõotab tuua? Noorkuud nagu ikka toovad uusi alguseid. Päris sellist päris uut asja ma ei soovitaks alustada, sellepärast et nagu noore kuuga ikka, on kõik pime ja me ei näe, mida me teeme. Aga siin on ta siis seotud Merkuuriga ja tuleb ka ühendus Uraaniga. Ja Merkuuril ei ole sõnnis väga palju jõudu, et see märk liigub tema jaoks võib-olla ka liiga aeglaselt. Aga samas Merkuur sõnnis suunab võib-olla meie mõtteid praktilistele asjadele, rahaküsimustele ja sellisele tuleviku planeerimisele. Ja energiakriisi süvenedes võib sellest ju ka väga palju kasu olla, et me selle peale mõtleme. Ja Sõnni noorkuu külvab siis seemneid sinna rahanduse, toidu ja naudingu ja kunsti ja maa- ja kinnisvara valdkonda. Ja Merkuuri osalus seal muudab selle noore kuu tavapärasest võib-olla intellektuaalsemaks ja jutukamaks. Ehk siis on aeg läbi mõelda, kuidas oma ressursse kasutada, kuidas valmistuda kehvemateks aegadeks just nimelt. Et meeleolu ei ole ilmselt väga kerge, et see noorkuu on ka mingi aspektis siin Saturniga ja see Saturn nõuab meilt siis truuks jäämist iseendale ja võib-olla tahte proovile panekut ja enese kehtestamist, isegi siis, kui meil on vastuseis. Ja mundaani võtmes võib selle aja ümber näha siis uusi reegleid, piiranguid, mis siis puudutavadki raha, toitu, maad ja eluaset ja uudistes võib-olla jällegi räägitakse siis toiduhindadest ja võib-olla isegi ka toidupuudusest. Ja Mm, ja näide on siis eelmise aasta Sunni noorkuu, mis oli 27. aprill ja siis juba 30. aprill sõlmisid USA ja Ukraina maavarade lepingu, mille alusel vahetati siis Ukraina maavarade kaevandamisest saadav tulu USA sõjalise abi vastu. Et oli jällegi selline väga selge Sunni teema, maa ja rikkus. Nojah, see haakub jällegi selle üldise või suurema tsüklilisusega, et inflatsioon ja kõik muu ei ole ju nüüd sugugi mitte taandumas, vaid pigem uuesti ärkamas. Et tänu sellele energiakriisile ja energiahindadele siis ka toit ja kõik muu läheb jällegi kallimaks. Aga jõuame siit nüüd siis juba kuu teise poolde, 23. mai, 26 siis kell 14:10 toimub esimene kuuveerand, 2 kraadi ja 20 minutit Neitsi märgis. Ja kuu lõpus siis selle kuu teine täiskuu, 31. mail kell 11:45. Tegemist siis mikrotäiskuuga ehk siis maast jällegi kõige kaugemas punktis, 9 kraadi 55 minutit Hamburi märgis. No mis see Hamburi täiskuu meile siis tõotab tuua siin võrreldes võib-olla mai algusega, et seisud muutuvad vähe teistsugusemaks? No siin võivad olla siis paljastused nii-öelda või teadasaamised hamburi teemades, on see siis mingisugune juriidiline teema või tõe teema või noh, mundaanis tõstab esile rahvusvahelisi suhteid, kaubandust, haridust, õigust, kirjastamist, usku ja võib siis olla ka uue olulise teadmise koht maailmas.
sest et kaksikute hamburi telg tegeleb siis teadmiste ja tarkusega. Ja siin on veel ka kvadraatkuusõlmedega, neid siis kalades, mis tähendab seda, et ka need energiad on siin lisatud ja võib-olla siis see täiskuu annab edasi neid teemasid, mis tulid esile veebruari keskpaigas ja ka märtsi alguses nendel varjutuste aegadel, kui meil olid. Ja annab võib-olla ka aimu, mida on oodata augusti varjutustest, mis tulevad siis päiksevarjutus tuleb meil Lõvis ja kuuvarjutus tuleb Kalades meil augustis. Et kui see esimene varjutuste hooaeg tõi kaasa selle Epsteini toimikute avaldamise ja USA Iisraeli rünnaku Iraani vastu, siis see täiskuu võib need teemad uuesti käima panna ja võib-olla ka see Epsteini teema võib uuesti siis uudistesse tulla. Ja võib näidata ka seda, mida siis 12. august see päiksevarjutus Lõvis meile kõigile kaasa toob ja tuua ka siis arenguid võib-olla ka näiteks Kuuba jaoks. Ja võib-olla järjest enam siis ka siseneme aasta sellesse ossa, kus mingisugused paljastused hakkavad ilmnema maailmast ja need võivad kanda siis tugevat vaimset tähendust, mis ja ei ole välistatud, et nende hulka kuulub ka siis näiteks mingisugune UFO teema. Et suvi võib olla siis teadmiste, ma ei tea, ilmutuste ja maailmapildi raputamise kohaks. Jaa, selline pöördeline kuu tõotab jälle tulla. Aga eks me katsume siit ikka leida midagi head ka ja tuleb ju teha oma otsuseid ja algatusi alati parimatel võimalikel aegadel. Nii ka seekord pakume teile välja siis ühe võimaliku parima aja. Ülejäänud parimad ajad saate ka meie kogukonna portaalist, kus on kõigile kogukonna liikmetele siis täiesti eraldi kuu kokkuvõte. Aga parimaks ajaks siis avalikult siin oled sa, Karin, välja valinud 15. mai kell 17:10, milleks see aeg võiks hästi sobida. No nagu öeldud, siis on aeg üle vaadata oma rahaasjad ja siin sobib seda väga hästi teha, et vaadata üle ja korrastada oma kulusid, sääste, hindu, varasid, mingeid oste üle vaadata, kas meil on vaja midagi osta või ei ole või kui, siis mida. Üldse rahaga seotud kohustused ja sobib ka näiteks pangaga suhtlemiseks selleks, et näiteks mingeid paremaid tingimusi pangalt küsida, võib-olla oma siis ma ei tea, protsenti seal 5 aastaks ära fikseerida ja sobib ka mittevajalike esemete müügiks ja sobib ka perega õhtusöögi korraldamiseks näiteks. No igati praktiline. Nagu ikka, Karin, sinu puhul peab olema kõik praktiline. Eks ole? Just. Nii ta on. Ja noh, praktilise poole pealt, nagu ikka, meil on ju kogukond lausa olemas. Meie YouTube'i kanal on üsnagi praktiline, sealt te saate ju väga palju astroloogilist infot. Nii nagu meie nimigi ju ütleb, astroloogia abi, et eks me üritame teid siis selles valdkonnas ju abistada siin. Et kindlasti tulge ja tellige meie kanalit ja mis veelgi enam, et tulge ja liituge meie kommuuniga, et see on meil nüüd siis 2 kohas väikese erinevusega, et YouTube'i liikmena siis saate te videomaterjalidele ligi, aga meie täiesti uus, võib öelda, astroloogia abi kogukonna portaal asub nüüd aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee ja sealt te saate lisaks siis nendele
kogukonna videotele ka väga palju muud, et sa, Karin, oled viimasel ajal ka päris mitmeid artikleid sinna postitanud ja on meil seal ka astroloogilised vidinad ja noh, kes siis selle premium tasemega liitub, siis ka Astrowheel ehk siis täiesti korralik selline astroloogia rakendus natukene tõsisematele astroloogia huvilistele. Karin, mis artikleid sa viimati oled postitanud? Ma tean, et ma tegin õietilkadest artikli, et hästi selline praktiline jällegi, et kui teil on mingisugune mure, näiteks tervisemure, siis sellest saab abi ja sellises sünnikaardi vaates ka, et mis õietilgad võiksid teie sünnikaardi aspekte aidata leevendada, kui teil on seal pingeseis ja näiteks tuleb ka teine osa sellele õietilkade artiklile, kus ma räägin pikemalt siis igast märgist ja planeedist, et millised õietilgad siis sinna sobivad ja kuidas neid asju siis kokku panna, kuidas seda oma sünnikaardi puhul kasutada. Siis oli küsitud kommuuni poolt sulustatud märkide kohta ja tegin ka sellest päris pika artikli, et mida sulustatud märgid siis tähendavad meie sünnikaartidel, kuidas neid lahendada ja sai ka päris selline praktiline artikkel, on väga head tagasisidet siiani olnud, kus inimesed ütlevad, et nad on oma sünnikaardist nüüd palju paremini aru saanud, kui nad selle artikli järgi selle niimoodi üksipulgi lahti harutasid. Kui teil on sulustatud märke, siis see artikkel kindlasti aitab teid ja meie selles. piirkonnas on väga paljudel siiski jah, need sulustatud märke, et seda tuleb päris palju ette, aga on muidugi inimesi, kellel on kergemeel läinud, et ei ole neid. Et siis on võib-olla lihtsam endast aru saada. Mhm. Et praegu ei tule rohkem meelde, midagi sai veel. No Uraanist rääkisime veel, kuna Uraan sisenes siin nüüd kaksikute märki, siis sellest vähe pikemalt, et mida see järgmine 7 aastat siis endaga kaasa võib tuua veel korraks ja muidugi sul on plaanis ka rektifitseerimisest nüüd peagi üks kirjutis avaldada. Jaa, et tegelikult on see mul juba valmis ja ootab, kerkib ja ootab ahju minemist. Jah, ja rääkimata siis meie terviseülevaated, et sa, Karin, oled ju ka juba postitanud maikuu terviseülevaate siis artiklite sektsiooni. Jah, nii on. Et need siis on siit edaspidi kirjalikult, et seda on lihtsam liikmetel jälgida ja järge pidada kui ehk videomaterjalist. Mhm. Aga jah, olete oodatud, võib-olla olete oodanud ka, ega ma ei oska öelda, aga meie igal juhul ootame teid liituma meie kogukonnaga, kogukond.astroloogiaabi.ee, 2 paketti, teadlik toetaja siis sarnane praeguse YouTube'i omaga, aga lisaks siis nagu öeldud, artiklid ja isikliku sünnikaardi vaated, aspektide graafik, retrograadsete planeetide ajastamine ja elektiivsete perioodide otsimine ka. Ja siis premium liikmena saate lisaks piiramatud elektiivsete perioodide otsimise võimalused, ligipääsu Astrowheel rakendusele ja ka isiklike transiitsete aspektide siis kirjeldused. Nüüd aga vaatame mai seisudele peale iga sodiaagimärgi kohta eraldi. Karin, sa oled jälle teinud põhjaliku töö ja nüüd siis võimalus igalühel natukene isiklikumalt siis enda seisude kohta kuulda maikuu jooksul. Vaadake siis esmajärjekorras ikkagi oma tõusumärgi järgi seda. Ja siis teisena võib-olla päiksemärgi järgi ja võib-olla ka kuumärgi järgi, aga noh, pigem siis tõusumärk, päike on need olulised. Nagu ikka, alustame jääradega, et kuni 21 mai liigub päikene teie teises majas, seega rõhk on rahal, teie liikuval varal, oskustel, kõigel sellisel, mille najal te võib-olla ennast kindlalt tunnete ja hea aeg tegeleda oma sissetulekutega või siis panna paika näiteks oma eelarvet.
ja peale 21. maid liigub päike teie 3. majja ja elu hakkab rohkem käima siis läbi suhtluse, liikumise, teete rohkem kõnesid, kirjutate, teil on rohkem asjaajamisi, kohtumisi, lühisõite ja selliseid igapäevaseid kokkupuuteid teiste inimestega võib-olla rohkem ja väga hea aeg, et tegeleda läbirääkimistega ja liikudagi rohkem. Ja 1. mai, täna siis on meil täiskuu ja teie puhul tulevad rohkem nähtavale siis kõik see, mis on seotud jällegi rahateemadega, aga pigem siis need rahateemad, mis on seotud teiste inimestega, kohustustega, on need siis mingisugused jagatud arved, kokkulepped, maksed, laenud, kindlustuse teemad ehk siis selline ühisvara teemad näiteks. Seal võivad asjad siis selguda, on see siis partneri sissetulek, millest saabub selgus või hoopiski tuleb selgus selles, et te saate näiteks ühisvara omandada või siis ka seda müüa, kui te seda parasjagu teha soovite. Ja 3. mai jõuab ka Merkuur teise majja, kenasti sobib siis igasugusteks lepinguteks, mis puudutab siis raha. Et jällegi, kui olete midagi müümas, siis võib olla see sellega seotud, et saate siin oma lepingu tehtud. Ja noorkuu tuleb meil 16. mai. Jällegi sama teema, et rahateema, et võimalus siis tegeleda jällegi sissetulekutega, tekib seal uusi võimalusi, uusi mõtteid, leiate mingisuguse info, mis võib aidata teil siis sissetulekuid näiteks parendada ja hea aeg panna kirja oma mõtted ja kuulata ka võib-olla, mida teised inimesed räägivad, et teha siis tulevikus mingisuguseid samme, mis puudutavad teie sissetulekuid. Ja 17. mai liigub Merkuur ka teie 3. majja. Väike läheb sinna siis 21. mai, aga Merkuur juba 17. mai. Et juba siit alates võib olla siis rohkem ka kirju, kohtumisi, lepinguid, suhtlemist. Võib-olla ka transpordiküsimustega tuleb rohkem tegeleda ja ka naabrid, õed-vennad võivad olla rohkem siis teemaks, suhtlete nendega näiteks rohkem. 19. mai Marss siseneb ka teie rahamajja, nii et kuidagi hästi selline rahale keskendunud kuu tundub olema. Ja kui teil on raha, siis te tunnete tõenäoliselt ennast siin väärtuslikuna, edukana ja kui teil ei ole raha, siis võib-olla teie enesehinnang natukene kannatab siin ja see võib muuta teid ka selliseks väga kaitsvaks või isegi agressiivseks oma vara ja sissetulekute suhtes. Olete võib-olla kannatamatu nendes olukordades, kus te tunnete, et teie pingutused ei kanna vilja või siis teid ei tasustata piisavalt. Ja võib-olla positiivsest küljest siis annab see transiit ka suure hulga energiat raha teenimiseks ja oma materiaalse olukorra parandamiseks. Et võib-olla olete hoopis valmis kõvasti tööd tegema selle nimel, et suurendada oma sissetulekut ja oma kindlustunnet. Ehk siis, kui suunata oma energia teadlikult sellesse praktilisse kasutusse, siis võivad sellel ajal siis olla väga märkimisväärsed tulemused just materiaalses plaanis. Ja sama päeva hommikul, 19. mai jõuab Veenus 4. majja teie jaoks, ehk siis kõik, mis puudutab kodu, pere, kinnisvara teemasid, on siin siis esil ja väga hea aeg näiteks kodu korrastamiseks, mugavamaks muutmiseks, aga tehke seda siis mõistlikult, et siin võib tekkida ka soov liiga palju kulutada mugavuse peale, rohkem, kui teil seda vaja oleks. Ja see puudutab muide ka seedimist, kui me räägime tervisest, et ärge siis üle sööge lihtsalt mugavuse pärast ja võib-olla oma stressi maandamiseks, et see kipub ka selliste seisudega kaasas käima. Sünnid. Palju õnne kõikidele sünnipäikesega kuulajatele kõigepealt. On käes teie aeg ning õige aeg ka uurida, mida uus aastaring teile isiklikult kaasa toob.
Selleks olete oodatud meiega ühendust võtma ja broneerima aastaülevaate konsultatsiooni. Et kuni 21. mai liigub päikene teie märgis, teie majas, esimeses majas, ehk siis tahate võib-olla endaga seotud teemasid tõsiselt võtta, oma soove ei soovi siis maha suruda ja võib-olla väljendate ennast selgemalt ja paistate rohkem silma juba sellega, et olete oma otsustes kindlam ja vähem valmis siis oma elu teiste järgi sättima. Aga kuni 19. mai liigub ka Marss teie 12. majas, mis muudab siis selle päikeseasetuse seal natukene teistsuguseks. Et tegelete küll oma soovidega, aga ei tee seda võib-olla väga avalikult ja ei soovi olla näiteks tähelepanu keskmes. Et Marss selles sektoris ütleb, et kui te soovite sellel ajal nii-öelda jõuga oma tahtmisi teistele peale suruda või läbi suruda või õigust nõuda, siis te võite väga kergesti vale mulje jätta teistele. Et selline vastuseis võib siis siit tekkida. Ehk siis tegelege teemadega, mis on teile isiklikult tähtsad, aga ärge suruge siis oma soove teistele peale. Ja alates 21. mai liigub päikene teie rahasektorisse ja rohkem kui kunagi varem soovite sellel ajal oma elu üle suuremat kontrolli saavutada. Ja materiaalsel tasandil võib see tähendada, et omandate siis mingisuguseid asju, mida te hindate või saate suurema kontrolli oma sissetulekute üle. Ja psühholoogilisel tasandil näitab see vajadust oma väärtussüsteemi siis üle vaadata, võib-olla ennast rohkem kehtestada. Aga pidage siis meeles, et ka teistel on õigus oma väärtusele. Täiskuu 1. mail tuleb teie jaoks siis partnerlussuhteid valgustama. Seal on siis kõik asjad nähtavad, hakategi siis nägema, kellega te suhtes olete, mis teie partnerlussuhtes tegelikult toimub. See võib olla nii isiklik kui ka näiteks kliendisuhted. Ja selginevad siis teemad, mis on seotud teiste inimestega, eriti siis lähedased partnerlussuhted saavad siin selgemaks ja sellest tulenevalt saate teha siis ka paremaid otsuseid muidugi. 19. mai Marss liigub teie märki ja siit alates on hea võimalus näidata siis maailmale, mida te suudate ja see mõjuta siis teistele kuidagi tavapärasest jõulisemalt ja energilisemalt ja jätate suure tõenäosusega sellise tugevama mulje. Üldiselt peaks see olema positiivne aeg iseseisvaks ja aktiivseks tegutsemiseks ja selle käigus suudate lahendada väga palju probleeme ja saavutada ka märkimisväärseid tulemusi. Ja see peaks olema teie elus siis hea aeg. Füüsiline tegevus sobib siia kenasti, ehk siis hea aeg alustada näiteks treeninguga. Ja kuni 19. mai on Veenus teie rahasektoris, ehk siis sobib hästi seal oma hindade ülevaatamiseks, võib-olla mingite tingimuste läbirääkimisteks, pakkumiste tegemiseks, võib-olla oma eelarvet koostada, planeerida, oma oste. Ärge siis tehke siin mingeid emotsioonioste ja ärge tehke ka mingeid selliseid rahalisi otsuseid, mis tulenevad lihtsalt mugavusest või ka uhkusest. Ja noor kuu 16. mai tuleb ka teie märki, seega väga hea aeg panna paika, mida te soovite endas muuta. On see siis välimus või tervisega seotud teemad, aga midagi, mis on teiega isiklikult seotud, võib siin alguse siis saada. Ja 19. mai alates liigub Veenus teie suhtlemise sektoris, et sellised igapäevased kontaktid tulevad kergemini, on hea aeg kohtumiseks, sõnumiteks, läbirääkimisteks ja seltskondlik elu võib-olla elavneb sellel ajal ja kõik teie igapäevased kokkupuuted inimestega on meeldivamad ja kergemad tulema. Kaksikud. Päikene liigub kuni 21. mai teie 12. majas, mis tähendab seda, et võib-olla väsimust, alateadlikud motiivid, sisemine pinge, võib-olla need harjumused, mis saboteerivad teie elu, on siin teemadeks ja vajavad ka tähelepanu.
ja tahab see aeg siis väga sellist ausat ülevaatust, et kas see, mida te endale sisestate ja see, mida te väljapoole näitate, on samasugused. Ja kui ei ole, siis tekib siin segadus ja seda nii teile endale kui ka teistele. Ehk siis on mõistlik aeg mitte ennast siis üle koormata ega teha suuri alguseid millelegi või milleski, mida te võib-olla veel ise ka lõpuni ei mõista ja sobib kõige paremini siis, kui te lõpetate siin pooleliolevaid asju, panete paika näiteks ka oma unerütmi, liikumist, omaette olemise aega on siin kindlasti ka tarvis. Ja alates 21. mai liigub päikene teie märki, seega palju-palju õnne kõikidele kaksikute päikesega kuulajatele, algab siit alates teie uus aasta ja on paras aeg üle vaadata, mida see teile siis isiklikult kaasa toob. Olete siit alates nähtavam, julgem, väljendate ennast loomulikumalt, see ei tähenda, et te peaksite kohe kõiki teemasid avalikkuse ette tooma, vaid et see tähendab eelkõige, et te saate iseenda suuna selgeks ja võib-olla näitate seda rahulikult, mitte seda, et peate igas vaidluses siis võitma. Ja täiskuu tuleb 1. mai teie tervise valdkonda ja hakkategi siis rohkem nägema, mis toimub teie tervisega, aga ka töös, igapäevastes rutiinides ja kohustustes teiste ees. Seega näitab teile, kas teie päevakava teenib teid või mitte, kas teie rutiinid on teile kasulikud, tervislikud, võite ka teada saada midagi, mis puudutab kas siis teie tervist või ka teie tööd. Ehk siis, kui olete näiteks tööotsingutel, siis võite siin hoopiski töö leida või kui tervis on olnud teemaks, siis võite siin saada selguse, mis teie kehas tegelikult toimub ja saate sellest lähtuvalt teha ka teadlikumaid otsuseid. Ja ka Merkuur on kuni 17. mai siis teie 12. majas, nii et võib-olla hoiate ka rohkem oma ideid endale, ei jaga kõike infot väljapoole, isegi siis, kui see oleks võib-olla vajalik. Ja siin ei ole mõtet ennast võib-olla rohkem sundida rääkima. Pigem kasutada seda aega siis eneseanalüüsiks ja mingisuguste varjatud teemade märkamiseks. Ja samas, kui te jätate olulised asjad ütlemata, ei pruugi ka teised teid mõista. Et leidke siis võib-olla inimesed, keda usaldate ja jagage nendega ikkagi oma mõtteid. 16. mai on meil noor kuu, taas kord teie 12. majas, samas sektoris tähendab see seda, et uued algused on pigem varjatud. Teil on võib-olla mingi idee või tunne või mingisugune suund, aga pole ilmselt mõtet seda kohe siis avalikkusele tõestama minna. Pigem alustage siis mingite võib-olla selliste kurnavate kohustuste või halbade harjumuste või ärevust tekitavate teemade või tegevuste lõpetamisega. Tegelege näiteks teraapiaga, alustage päevikupidamisega, korrastage oma unerütmi ja hoiduge ekraanidest nii palju, kui see on võimalik. Ja tehke ettevalmistusi ja katsetage, mis toimib, mis mitte ja jätke ka võimalus siis ümbertegemiseks. Ja alates 17. mai Merkuur liigub teie märki. Sobib siis hästi siin infot koguda, kokkuleppeid arutada ja lõplikud otsused tehke siis, kui teil on piisavalt infot. Ja alates 19. mai on Marss teie 12. majas. Seega selline jõuline sulumine või avalikud vastasseisud ja impulsiivsed enesekehtestamised toovad siin ainult sellise vale mulje ja jätavad teist ja tekitab võib-olla ka varjatud vastasseisu. Võib-olla pigem tasub siin tegutseda kulisside taga, teha ettevalmistust, taustatööd, lõpetamisi, sellised üksi tehtavad tööd sobivad paremini ja energiate maandamine sobib hästi. Ja kui peate midagi esitlema või kellelegi midagi ütlema, siis tehke seda hästi lühidalt ja rahulikult. Kui emotsioonid on liiga laes, siis lükake vestlused edasi ja
minge tehke midagi füüsilist, pigem liikumine või koristamine või midagi sellist, enne kui midagi ütlema hakata. Ja alates 19 mai liigub Veenus teie sissetulekute sektoris ja võib tuua võimalusi ähm, raha rohkem teenida näiteks, aga panen südamele, et enne igat suuremat ostu jätke omale ka mõtlemisaega ja ärge siis kulutage sellist raha, mida teil on vaja igapäevakuludeks. Sest et Marss liigub ikkagi veel 12. majas samal ajal, nii et võib-olla kui sisemine pinge on väga kõrge, võib siis tekkida ka kiusatus siin seda maandada näiteks ostudega. Ja Veenus tahab hirmsasti nautida, aga tehke seda siis mõistlikult. Vähid, kuni 21 mai liigub päikene teie 11. majas, mis tähendab seda, et fookus on pigem gruppidel, sõpradel, töövõrgustikul, kogukondadel, tiimidel ja tahate seal siis rohkem särada või antakse teile võimalust rohkem gruppides särada. Ja võib-olla grupid aitavad siin ka rohkem teid eesmärkidele lähemale. Ja pigem on siin siis koostöö kõige parem kasutus. Kui teil on mingisugune plaan või siht, siis see liigub kiiremini, kui te ei tee seda üksinda. Ja alates siis 21 mai liigub päikene teie 12. majja, siin võib-olla tunnete natukene sellist väsimust ja enam ei jõua sotsiaalne olla, nii nagu te siiani olete olnud. Tahaks rohkem omaette olla, taastuda ja siin sobibki selline müra vähendamine, lõpetamine, rohkem looduses olemine. Täiskuu on 1. mai ja teie puhul toob esile siis kõik, mis on seotud näiteks lastega või romantikaga, aga ka hobidega, loominguga. Need valdkonnad saavad selgemaks või kui olete näiteks kinnisvara müügiga tegelenud, siis võite näha siin seal valdkonnas selgenemist ja leiate näiteks ostja. Ja võivad ka selgineda asjaolud, mis puudutavad teie lapsi, kui teil on lapsi või kui olete näiteks romantilistes suhetes, hakkate nägema seda suhet sellisena, nagu ta tegelikult on. Ja 16 mai on meil noor kuu. Teie jaoks jällegi tulevad siis uued algused eelkõige läbi gruppide, sõprade gruppide ja hakata tegelema võib-olla tulevikuplaanidega. Ehk siis hea aeg panna paika uus suund sõpruskonnas või siis töövõrgustikus, kellega te edasi liigute, kellega te võib-olla enam ei taha edasi liikuda ja millisesse gruppi hakata siis panustama ja millisesse mitte. Ja kuni 19 mai liigub Marss teie karjääri valdkonnas, mis tähendab seda, et on palju ambitsiooni ja nähtavust ja tahate tulemust, tunnustust, tahate mõjutada ja sobib siin ka selline võib-olla uus tööprojekt või eesmärk kätte võtta ja midagi sellist, mis vajab siis initsiatiivi. On hea aeg see ära teha ja võib muidugi tekitada ka konflikte autoriteetidega, ülemustega, ametnikega. Pigem tuleks siis näidata nendele ülemustele või ametnikele, et teie plaan teenib ka suuremat pilti ja on neile ka kuidagimoodi kasulik, et siis nad ei pidurda teid. Ja alates 19 mai liigub Marss teie 11. majja, jällegi sihid on rohkem seotud siis koostööga ja jällegi teete rohkem ära siis, kui te teete grupis ja teete teistega koos, et mitte siis ei ürita üksinda teha. Ja kuni 19 mai on Veenus teie 12. majas ja rohkem on võib-olla kaastunnet, hoolimist, võib-olla peate rohkem näiteks hoolitsema oma partneri eest, sobib hästi oma suhete nii-öelda varjul hoidmiseks, võib-olla on siin ka mingi põhjus, et miks te hoiate siis varjul oma partnerlussuhteid, et selleks ta ka siis sobib ja alates 19 mai liigub Veenus teie 1. majja
ehk siis teie enda märki ja olete siin siis võib-olla sotsiaalselt meeldivam, jätate parema esmamulje, olete ligitõmbavam ja võib-olla aitab teil tuua rohkem selliseid nii-öelda rahu suhetes ja saate mingid konfliktid näiteks ära siluda või siis hakata lihtsalt konflikte ka vältima. Et praktiline oleks siis olla siin viisakas, soe, aga mitte jätta siis päris oma õigusi kaitsmata lihtsalt selleks, et suhetes oleks tasakaal või hea tunne. Ja mm, Merkuur on siis kuni 17 mai ka teie 11. majas ja suhtletegi rohkem siis gruppidega ja hea aeg rääkida sõpradega. Ja selline intellektuaalne vahetus siin aitab näha võib-olla ka olukordi objektiivsemalt. Ja vaadake siis pigem ringi oma sõpruskonnas, gruppides, mida te sealt kuulete, sealt võib tulla mingisugune väga hea info, mida te saate enda kasuks ära kasutada. Ja alates 17 mai liigub Merkuur siis teie 12. majja ja võib-olla siin siis hoiate rohkem mõtteid endale ja pigem on hea aeg teha siis eneseanalüüsi ja võib tekkida ka selline tunne, et teised võib-olla kasutavad ka teie sõnu teie vastu ja pigem tahaks siis olla siin ettevaatlik. Et võib tekkida ka sisemisi pingeid ja ei tasu siis teha ka kiireid järeldusi inimeste motiivide kohta, enne kui te ei ole faktidega tutvunud. Lõvid, kuni 21 mai liigub päikene teie karjäärivaldkonnas, mis tähendab seda, et maine, avalik roll, karjäär, ülemused, neid on teemaks, paistate rohkem ka avalikkusele silma, olete tähelepanu keskmes, saate võtta juhtimist enda peale või vastutust juurde. Ja on ka selline küsimus siin, et kas te liigute oma elus sinnapoole, kuhu te päriselt tahate või te lihtsalt toodate mingisugust tulemust selleks, et teistele kuidagi meeldida. Ja annab see seis siis võimaluse edenemiseks, aga nõuab ka ausust oma võimete suhtes. Kui te võtate siis liiga suure koorma ainult sellepärast, et tuleb midagi ära teha, siis võib-olla kuu teises pooles näete, et hakkab see teie vastu töötama. Ja tuleb valida siis ainult üks asi, mille eest te tahate vastutada ja tehke seda siis kvaliteetselt ja minge lõpuni. Ja alates 21 mai päikene liigub teie sõpruskonna valdkonda ja selline sõbrad ja võrgustik ja tiim ja kogukond, need on teie teemaks. Ja saavutate päris palju, kui te teete siin koostööd ja võib-olla kui grupis tekibki pinge, siis ärge võtke seda kohe kui solvumisena, et tehke siis oma rollid ja ootused siis selgeks teistega. Ja täiskuu 1. mai, Skorpioni märgis, teie jaoks saavad palju selgemaks teemad, mis puudutavad teie kodupere, võib-olla ka kinnisvarateemad ja ongi küsimus, et kas teie kodune elu ja selline sisemine tunne toovad toetavad siis teie karjääri näiteks või te elate nii-öelda väliselt, aga seestpoolt tunnete, et kuidagi emotsionaalselt ei tunne ennast hästi. Ja võib tuua esile ka vanematega seotud teemad, on see siis mingi elukorralduse teema, pereteema, ja kui te olete näiteks kellestki liiga sõltuv, siis ja keegi võib-olla ka üritab teid selles vanas rollis hoida, siis see tuleb ka siin rohkem nähtavale. Et väga hästi sobib siin näiteks oma kinnisvarakuulutust üles panna, kui te tahate oma kinnisvara müüa, sest et te olete rohkem nähtav ja teised näevad siis teie soove, mis puudutavad kodupere ja kinnisvara.
Ja võib-olla tulevad ka mingid uudised näiteks, mis panevad teid näiteks mõtlema koduvahetusele. Need asjad ka sobivad siia väga hästi. Igal juhul kõik, mis puudutab kodu, pere, vanemaid, need teemad saavad palju selgemaks ja saate siis selle põhjal ka paremaid otsuseid teha. Ja kuni 19. mai Marss liigub teie 9. majas, mis tähendab seda, et energiat on rohkem näiteks reisida, õppida, maailmas ringi vaadata, silmaringi laiendada, ja tegelete võib-olla ka oma uskumustega. Loomulikult siin võib olla ka seda, et kui keegi ei nõustu teie uskumustega, siis ärge võtke seda isikliku solvanguna, et pigem laiendage oma maailmavaadet ja ärge kulutage seda energiat siis vaidlemisele. Tehke midagi, mis avab nii-öelda teie reaalsust rohkem, on see mingisugune loeng või kursus või ka reisid, need sobivad siia väga-väga hästi. Ja alates 19. mai liigub Marss teie karjäärivaldkonda, mis tähendab seda, et rohkem ambitsiooni ja energiat karjääris. Pigem on see väga produktiivne aeg, kui teil on üks konkreetne siht ja saate teha iseseisvalt mingisugust projekti, siis see töötab teie kasuks. Konflikti võib tekitada siin ülemustega suhtlemine või autoriteetidega suhtlemine, et pigem ärge siin siis ennast liigselt peale suruge. Et pigem näidake ülemusele, et teie soovid aitavad ka neid kuidagimoodi edasi, et siis nad ei pidurda teid, vaid toetavad. Ja kuni 19. mai Veenus liigub teie 11. majas ja jällegi kõik, mis puudutab sõpru, võrgustikku, gruppe, need tegevused sobivad hästi, võib-olla olete sotsiaalsem, käite rohkem külas, on rohkem küllakutseid, see kõik sobib väga hästi, uued tutvused, koostöö, need sobivad väga hästi siia ja võib-olla ka klientide leidmine tuleb paremini välja, kui seda vajate. Ja alates 19. mai Venus liigub teie 12. majja, täiesti teine toon, selles mõttes tahaks rohkem vaikust, rahu, tahaks partneriga koos minna kusagile üksikusse kohta, kus te saate siis rahulikult oma puhkust näiteks nautida. Need asjad sobivad väga hästi, eriti sellised vee ääres olevad puhkused sobivad siia kenasti. Ja loomulikult võib olla ka, et teil on vajadus hoolitseda oma partneri eest, on see siis mingisugune haigus või mingi muu põhjus selleks sobib see aeg samuti hästi. Merkuur alates 17. mai on siis ka 11. majas, mis tähendab seda, et jällegi rohkem on suhtlemist sõpradega gruppides, saate sealt võib-olla mõnda head infot või mõtet, mida edasi arendada ja see lõpuks on teile vägagi kasulik ja rohkem võib-olla kontakte ka noorte inimestega, kellel on sellised teistsugused värskemad vaated, tasub neid siis ka kuulata. Ja noorkuu on meil 16. mai, teie jaoks siis jällegi karjääri valdkonnas, nii et siit võib saada alguse midagi uut, mis on seotud teie mainega, avalikkuse ka või siis suunaga või ka karjääriga. Ja kõige parem on siin siis hakata midagi uut ette valmistama, mis on seotud näiteks teie ettevõtlusega või teie karjääriga. Neitsid, kuni 21. mai päikene liigub teie 9. majas, mis tähendab seda, et tegelete rohkem võib-olla õppimisega, õpetamisega, maailmavaate teemadega, võib-olla ka reisidega. Tähendab seda, et on hea aeg näiteks ka juriidiliste teemadega tegeleda ja alustada näiteks mingite uute kursustega või alustada mingite dokumentide ajamist. Reisi planeerimine sobib siia ka kenasti. Et
kasutage seda aega siis targasti. Ja alates 21. mai Päikene liigub teie 10. majja ja hakkate rohkem tegelema siis karjääriga, mainega, võib-olla olete rohkem avalikkuse ees ja võtate rohkem vastutust tööalaselt näiteks, olete nähtavam, kõike on näha, mida te teete, nii et vaadake siis, mida te tahate avalikkusele näidata. Et kõike pannakse tähele. 1. mai on meil täiskuu ja teie jaoks tuleb esile igapäevane suhtluse info, kõned, kirjad, kohtumised, naabrid, lähisugulased, võib-olla autoteemad, mingid lepingud, kõik see valdkond on rohkem nähtav, saate siis teha selle põhjal ka paremaid otsuseid. Ja võib-olla saate mõne lepingu näiteks allkirjastada, kui olete seda oodanud, või siis tegelete mingisuguste muude näiteks transporditeemadega. Igal juhul saate paremaid otsuseid siis teha selle põhjal, mida te siin nägema hakkate. Merkuur liigub kuni 17. mai ka teie 9. majas, nii et samad teemad tegelikult siin, et õppimine, uurimine, reisimine, üldse kõik, mis puudutab haridust, sobib siia hästi, kirjutamine, võib-olla ka mingite artiklite avaldamine ja juriidiliste teemadega tegelemine, et kui teil on vaja mingeid dokumente, siis tõenäoliselt siin te sellega tegelete ja sobib selleks ka väga hästi. 16. mai on meil noor kuu, ka tuleb samasse sektorisse jällegi, et mingid uued algused, uus info, mis on seotud siis samuti reisimisega, õppimisega, juriidikaga, võib siin siis alguse saada. Leiate mingisuguse toreda kursuse näiteks, hakkate keelt õppima või siis alustate reisiplaanidega, alustate mingisuguse kirjutamisprojektiga, need asjad sobivad siia kõik väga hästi. Siis kuni 19. mai on Marss liikumas teie ühisvarasektoris, mis tähendab seda, et ühisvara ja partneri ressursid, laenud, maksud, psühholoogia ka, seal tuleb siis tegutseda. See võib tekitada ka mingisugust konfliktiolukorda, ei pea. Pigem on see siis sellisel juhul mingite rahateemade pärast, eriti siis, kui üks pool tunneb, et ta annab rohkem, kui ta saab. Ja võib-olla laenuteemad on siin esil, suured finantsotsused, nii et nende asjadega tuleb siin siis tegeleda ja alates 19. mai liigub Marss ka teie 9. majja, nii et veel rohkem energiat läheb siis õppimisele, reisimisele, jällegi needsamad asjad, võib-olla võtate ette mingisuguse kursuse, tööreisi, hakkate katsetama mingisuguseid uusi valdkondi, need kõik sobivad siia väga hästi. Ja kuni 19. mai Veenus liigub teie 10. majas, üks parimaid seisusid, et oma tööga tegeleda, karjääriga tegeleda, ehk siis kui te olete tööturul ja otsite tööd, siis kuni 19. mai võivad olla teil väga head võimalused tööd leida. Ehk siis olge avalik ja otsige hoolega. Ja autoriteedid ka suhtuvad teisse võib-olla paremini, tahavad teid rohkem aidata, mis jällegi viib selleni, et kui te olete tööotsingul, siis see inimene, kellega te lähete näiteks vestlema, jätate talle siis hea mulje ja ta tahab teid kuidagi aidata ja võib-olla siis saate läbi selle omale töö. Ja alates 19. mai liigub Veenus teie 11. majja ja seal samamoodi võib-olla edu tuleb teil läbi sõprade, läbi gruppide, läbi koostööprojektide. Ehk siis hea aeg paluda siis jällegi abi, teha teistega koostööd, käia üritustel ja sealtkaudu võivad siis teie probleemid ka lahenduse leida. Kaalud. Kuni 21. mai Päikene liigub teie ühisvara sektoris, mis tähendab seda, et tegelete võib-olla rohkem ühisvaraga, laenudega, maksudega, kindlustustega, partneriga seotud sissetulekutega.
et võib-olla see aeg paneb teid nägema, mis tegelikult siis nendes valdkondades toimub. Sobib ka näiteks psühholoogiaga tegelemiseks, näiteks psühholoogi juurde minemiseks, üldse teraapiaga tegelemiseks, aga miks mitte ka mingeid muid asju sügavuti uurida, näiteks anatoomiat õppida, see sobib siia väga hästi. Ja alates 21. mai päikene liigub teie 9. majja ja hakkate rohkem tegelema jällegi õppimisega, reisimisega, äh, näiteks mingite artiklite kirjutamine, nende avaldamine sobib siia kenasti, juriidikaga tegelemine sobib samamoodi. Nii et kasutage siis aega näiteks uue info hankimiseks või nõu küsimiseks või koolituste võtmiseks. 1. mai täiskuu teie jaoks toob valgust teie rahaasjades ja hakkategi nägema, mis teie rahavaldkonnas siis toimub. Samamoodi võib siit tulla ka mingi uudis, mis puudutab teie raha. Et kui te olete näiteks tööd otsinud, siis võib-olla saate siin hoopis uudise, et saite tööle, mis mõjutabki siis teie sissetulekuid väga suurel määral. Ja võib-olla ka loomulikult, kui te tegelete näiteks pangalaenudega, seal võivad tulla siis uudised ja teadmine ja arusaam, kuidas asjad tegelikult on. Ja võib olla siin ka siis teadmist selles, mis toimub partneri sissetulekutega. Nii et need on kõik sellised asjad, rahaasjad, milles hakkate siis hästi nägema, kus te olete ja saate selle põhjal siis ka paremaid otsuseid teha. Kuni 19. mai Marss liigub teie 7. majas, mis tähendab seda, et palju energiat kulutatakse siin partnerlusele. Jällegi tasub teha siin rohkem siis kompromisse ja mitte vaielda partneritega ja võib-olla siis hoopiski mingit ühist uut projekti alustada koos teistega, sobib siia hästi ja alates 19. mai Marss liigub teie ka ühisvara sektorisse, mis tähendab jällegi seda, et rohkem energiat tuleb kulutada ühisvara teemadesse, nagu eelnevalt ka juba öeldud, siis samad asjad saavad veel rohkem tuure võtavad ülesse, nii et on see siis mingisugune ühisprojekt, mida te partneriga vedama hakkate või üritate näiteks ühisvara müüa, need teemad võivad siin olla siis väga esil. Kuni 17. mai liigub Merkuur ka teie 8. majas ehk siis ühisvarasektoris ja on hea aeg rääkida läbi ühised rahalised teemad. Võib-olla tegeleda ka psühholoogiaga, õppida näiteks psühholoogiat või siis minna psühholoogi juurde, kui seda vaja on ja soosib see siis läbirääkimisi partneritega. Ja võib tuua ka kasu läbi panga, läbi finantsasutuste, on see siis mingi toetus, on see mingisugune laen või siis ka leiate näiteks omale sponsori, kui te seda otsite. Ja alates 17. mai liigub ka Merkuur teie 9. majja, nii et rohkem õppimist, kirjutamist, võib-olla mingeid dokumente, reisiplaane sobib siia hästi. Saate võib-olla teistelt nõu, et tasub siis teisi kindlasti kuulata. Ja kuni 19. mai Veenus liigub samamoodi teie 9. majas, nii et jällegi igasugused sellised kultuurireisid sobivad siia hästi, partneriga koos reisimised ja võib-olla ka tuleb siin rahalist tulu läbi välismaa. Et kui te näiteks otsite tööd, siis tasub siin võib-olla vaadata ka selliseid kas siis välismaale tööd või ka rahvusvahelisi ettevõtteid teie koduriigis. Et sealtkaudu võib tulla siis sissetulek. See sobib siia kuni 19. mai. Ja alates 19. mai Veenus liigub teie 10. majja, et jällegi, kui te olete tööotsingul, siis siin tasub kindlasti ringi vaadata, kandideerida, suhelda. Autoriteedid on pigem sõbralikumad, mis tähendab seda, et ülemused tahavad teid siis paremini ka palgata ja on lihtsam töökohta leida. Hea võimalus jätta nii-öelda endast õiget muljet
ja väga hea aeg ka avalikkuse ette tulla, avalikuks suhtlemiseks oma mingisuguse ettevõtte või teenuse näiteks avalikkuse ette toomiseks sobib ka väga hästi. Nii et kasutage seda aega siis maksimaalselt ära. 16. mai on meil noor kuu jällegi teie 8. majas, mis tähendab seda, et midagi uut võib alguse saada teie ühisvarasektoris ja on see siis võib-olla ka pangalaenu teemad või siis leiategi siin mingisuguse kontakti, mille kaudu te saate näiteks mingisuguseid toetuseid või mingit muud finantstoetust kellegi käest. Et koguge siin infot, võrrelge tingimusi ja siis tehke oma otsused. Skorpionid, kuni 21. mai päike liigub teie partnerlussektoris ja tähendab see seda, et on hea aeg tegeleda partnerlusega, klientidega, lepingutega, koostööga. Ehk siis läbirääkimised sobivad hästi, ärge tehke asju üksinda. Teistega koos tehes ja teistega arvestades saavutate palju rohkem. Ja võib-olla on hea aeg ka näiteks minna ja küsida nõu, ükskõik mis see nõustaja on see siis arst, on see jurist. Võite sealt saada midagi sellist, mida te vajate selleks, et edasi liikuda. Ja alates 21. mai päikene liigub teie ühisvara valdkonda ja tekivad võib-olla esile siin rohkem ühisvara teemad, partneri sissetulekud, maksud, laenud, säästud ja võib-olla ka psühholoogia, et kas te siis hakkate ise tundma rohkem huvi psühholoogia vastu või siis on aeg näiteks külastada psühholoogi. Ka see sobib siia väga hästi. 1. mai on meil täiskuu ja teie jaoks väga-väga oluline, sellepärast et see tulebki teie märgis, mis tähendab seda, et avalikkuse ette või teile nähtavaks saavad kõik need teemad, mis on teiega isiklikult seotud. Siin võivad tulla esile ka muidugi partnerlusküsimused, kellega te suhtes olete, kellega te koostööd teete, hakkate seal paremini nägema, mis seal tegelikult toimub ja see annab võimaluse teha muidugi ka paremaid otsuseid, aga siin võivad olla muidugi ka teie kehaga seotud teemad esil, ehk siis kindlasti jälgige oma tervist ja kui seal tekib mingisugune probleem, siis tuleb sellega kindlasti ka tegeleda, mitte jätta siis seda kuidagi tähelepanuta. Merkuur liigub teie partnerluse sektoris kuni 17. mai. Nii et jällegi selline, isegi kui teil on vaja näiteks arsti nõu, siis ma usun, et see Merkuur siin 7. majas aitab teid. Saate õige inimese juurde, saate õige info, et sobib ka muidugi partneriga läbirääkimisteks, klientidega suhtlemiseks, nõustajaga suhtlemiseks. Ehk siis teine pool saab kuidagi paremini peegeldada teile tagasi häid mõtteid ja saate niimoodi objektiivsema seisukoha ja saate siis selle põhjalt ka paremini edasi liikuda. Ja alates 17. mai liigub ka Merkuur teie ühisvarasektorisse, nii et rohkem vestluseid, sügavamaid vestluseid ja teemadel, mis puudutab siis ühisvara ja võib-olla ka psühholoogiat. Arutate partneriga raha ja vara teemasid rohkem, võib-olla otsite ka rohkem rahalist tuge, on see jällegi mingisugune laen või mingi toetus, et see sobib ka siia väga hästi. 16. mai on meil noor kuu ja tuleb teie partnerluse sektorisse jällegi, nii et midagi uut võib alguse saada, mis on seotud suhetega, lepingutega, mingi uus teema. Siin ei pruugi olla kõik veel selge, aga midagi uut saab siin alguse, mis on seotud siis partneritega. On see võib-olla siis uus suhe, uus koostöö, kõik need sobivad siia kenasti.
Kuni 19 mai Marss liigub teie töö- ja tervisesektoris, nii et kõik selline terviserutiinid suudate võib-olla rohkem ära teha ja sobivad hästi ka näiteks oma töökorraldusega tegeleda ja võib-olla alustate ka uut treeningut, see ka sobib siia väga hästi, panete uue rutiini paika, väga hästi sobib, sest et alates 19 mai Marss liigub ka teie suhete sektorisse, nii et sealt alates võib olla negatiivselt rohkem suhetes pingeid, ei maksa siin siis vaidlema minna ja pigem kasutage seda aega siis ühistegevusteks ja uute projektide alustamiseks teistega. Kuni 19 mai Veenus on samamoodi teie ühisvara sektoris ja tähendab see seda, et siit võib isegi raha juurde tulla läbi partnerite, läbi panga või mingite muude selliste näiteks ka toetuste. Ja kui teil on vaja rahalist tuge või te tahate näiteks oma laenutingimusi üle rääkida või parandada või muuta, siis see aeg sobib siin väga hästi seda tegema. Ja alates 19 mai Veenus liigub teie 9. majja, nii et rohkem võib-olla kultuurireise, õppimisi, uusi inimesi ja ka sissetulek võib tulla teil näiteks välismaa kaudu siit. Ehk siis vaadake rohkem siis näiteks mitte siis ainult välismaale, vaid ka rahvusvaheliste ettevõtete poole, kui te otsite uut sissetulekut. Hamburid, kuni 21 mai päikene liigub teie töö ja tervise valdkonnas, mis tähendab seda, et nõuab, et te teeksite ära kõik selle, mis on seotud rutiiniga, teie töötingimustega, tervisega, hügieeniga, ehk siis võib-olla peate rohkem tegelema toitumisega, uue treeningkavaga või muude selliste keha puudutavate teemadega, võib-olla ka näiteks mingisuguste sümptomitega. Külastate rohkem näiteks arsti, see ka sobib siia, kui te ei ole varem oma keha eest piisavalt hoolt kandnud. Ja sobib väga hästi teha oma tööd natukene lihtsamaks, stabiilsemaks, panna paika, mis kell te töötate, mis kell te puhkate, et võib-olla see on hoopis teie nii-öelda tervisemurede algpõhjus, et te olete näiteks üle töötanud, siis siin tuleb teha neid korrektuure ja võib-olla panna paika ka näiteks oma uneaeg, oma toitumist muuta, oma harjumusi muuta, et see kõik sobib siin väga hästi. Ja alates 21 mai liigub päikene siis teie partnerlussuhte sektorisse, nii et teete rohkem koostööd, paremini tulevad välja võib-olla igasugused lepingud ja läbirääkimised, et tegelege siis sellega ja tehke teistega koostööd, siis jõuate ka kaugemale. 1. mai on meil täiskuu ja teie jaoks taaskord võib tulla siin päevavalgele rohkem neid teemasid, mis on olnud varjul, mis on seotudki teie tervisega, puhkusega, unega, mingisuguste muude varjul olnud tegevustega, võib-olla ka näiteks salavaenlastega, miks mitte. Ja võib-olla tuleb ka selgus siis kõiges selles, mis puudutab teie tööd. Aga siis saategi paremaid otsuseid selle põhjal teha. Ja Merkuur on kuni 17 mai samamoodi teie töösektoris, nii et samamoodi töökorraldus, detailid, süsteemid, võib-olla mingisugune dokumentatsioon on siis teemaks, on rohkem paberimajandust, peate rohkem tegelema tööalaselt detailidega, need asjad sobivad siia kenasti. Ja noor kuu on meil 16 mai ja teie jaoks jällegi töö- ja tervisesektoris, mis tähendab seda, et seal võib alata midagi uut, mis on seotud teie tööga, aga kui te olete näiteks tööd otsinud, siis on see ainult hea uudis, sellepärast et siin te võite uue töö ju leida. Ja
Samas võib olla muidugi jällegi vajadus tegeleda ikkagi oma töökorraldusega, oma tervisega, toitumisega ja nii edasi, et kõik need asjad, mida ennem sai juba mainitud. Ja alates 17. mai Merkuur liigub teie partnerlussektorisse, nii et rääkige oma partneriga asjad selgemaks, arutage teistega oma muresid ja väga hea aeg läbirääkimisteks, konsultatsioonideks, suhteprobleemide lahtiseletamiseks, et kasutage seda aega siis selleks. Siis kuni 19. mai on Marss teie 5. majas, mis tähendab seda, et rohkem energiat kulub kas siis loomingule, spordile, näiteks või lastega tegelemisele, kui teil on lapsi, või hoopiski alustate mingisugust uut loomingulist projekti. Ja kes on vallalised, on hea aeg ka uut partnerit otsida, kui te seda soovite. Ja alates 19. mai ka Marss liigub teie töö ja tervise valdkonda ja sektorisse, nii et jällegi samad asjad jällegi tuleb korda teha ja tuleb tegeleda oma töö ja tervisega. Väga hea aeg, et hakata liikuma, teha trenni, käia väljas jalutamas, nii et kasutage seda aega siis, andke talle siis füüsiline väljund. Ja kuni 19. mai Veenus liigub teie partnerlussektoris, üks parimaid aegu suhetes koostöö tegemiseks, kompromissid tulevad paremini, teised tahavad teid rohkem aidata, küsige siis teistelt abi ja teid aidatakse. Ja alates 19. mai liigub Veenus teie 8. majja, mis tähendab seda, et rohkem on esil partneri sissetulekud. Samas võib see aeg näidata ka, et teie saate ka rahalist kasu läbi partnerite, on see siis läbi panga või hoopiski partner saab palgatõusu näiteks. Ja hea aeg ka esitada taotluseid, on see siis laenutaotlus või toetus, et need asjad ka liiguvad siin paremini. Kaljukitsed, kuni 21. mai Päikene liigub teie 5. majas, mis tähendab seda, et siin sobib tegeleda loominguga, hobidega, romantikaga, puhkusega, lastega ja võib-olla ka esinemistega tegeleda. Et kui teil on lapsi, siis on hea aeg siin nendega võib-olla rohkem aega veeta, või siis leiate siin hoopis omale mingisuguse uue hobi, sellega tegeleda sobib siin väga hästi. Või siis, kui teil on näiteks enda ettevõte, siis on see hea aeg näiteks ennast esitleda, oma kodulehega näiteks tegeleda ja ennast reklaamida. Ja alates 21. mai liigub Päikene teie töö- ja tervisesektorisse, nii et õhk on siin rohkem tööl, mitte lõbul. Võib-olla tuleb tegeleda rohkem rutiinidega, tervisega, vaadata üle oma toitumist, alustada treeningutega sobib siin väga hästi, või siis tegelete näiteks ka töötajate või üürilistega, kui teil neid on. Ja on hea aeg ka näiteks oma päevarütmi paika panna, mingit töö- ja puhkeaja piire paika panna, et need asjad kõik sobivad siia. 1. mai on meil täiskuu ja teie jaoks tulevad päevavalgele teemad, mis on seotud siis sõpradega, tiimidega, kogukondadega, võrgustikega ja võib-olla ka tulevikuplaanidega. Et seal on siis kõik nähtav, tuleb selgus, võib-olla mingi otsus või mingisugune kulminatsioon. Võib-olla peate millelegi seal reageerima, et saate siin väga hästi aru, kellega teil on näiteks mõistlik edasi minna ja kellega mitte. Ja milline sõber siis on meil sõber ja milline mitte. Ja siis saategi teha paremaid otsuseid läbi selle.
Kuni 19 mai Marss liigub teie kodu- ja peresektoris, nii et rohkem energiat kulutate kodu- ja kinnisvara teemadele, on see siis kodu remontimine või siis ka koduaias tegutsemine. Need tegevused sobivad siia väga hästi, sest et kui te Marsi energiat mõistlikult ära ei kasuta, siis võivad väga kiiresti tekkida siin ka kodused tülid täiesti pisiasjadest. Seega, tegelege siis näiteks kodu remontimisega, otsige välja oma tööriistad ja kasutage neid ja kui teil on aeda, siis minge ja kaevake ja rakendage sinna siis seda Marsi energiat ja loomulikult, kui te tahate kinnisvaraga tegeleda, siis see sobib siia samuti, et teha näiteks reklaami ja panna kuulutusi ülesse ja nii edasi. Need asjad sobivad. Ja alates 19 mai Marss liigub siis hoopiski teie 5. majja, nii et energiat hakkab kuluma rohkem võib-olla spordile, oleks meil mõistlik siin teha, või siis lõbule, lastele, nii et väga hea aeg minna näiteks lastega matkama või sportima, jalgratastega sõitma, ehk siis kasutage seda energiat jällegi kasulikult. Sobib siia muidugi tegeleda ka loovusega, romantikaga, jällegi läbi võib-olla füüsilise tegevuse. Näiteks lähete uue romantilise kaaslasega tantsima või hakkate koos mingisuguse hobiga tegelema, mis on aktiivne. Need asjad sobivad siia väga hästi. Merkuur liigub kuni 17 mai samamoodi teie 5. majas, nii et lastega suhtlemine, igasugused sisuloomed, esinemised, loovprojektid, need asjad sobivad siia väga-väga hästi. Ja alates 17 mai Merkuur liigub samamoodi teie töö- ja tervisesektorisse, nii et on aeg üle vaadata oma rutiinid, tegeleda oma tervisega, mingisuguseid süsteeme korrastada, mis võib-olla aitavad hoida teie aega kokku, näiteks tööl. Ja ehk siis kasutage seda aega siis praktiliselt, tehke oma süsteeme paremaks. Siis on meil 16 mai Noorkuu, jällegi teie 5. majas, mis tähendab seda, et uus algus, mis on seotud kas siis romantikaga, hobidega, lastega või loovusega, saab siit siis alguse. Nii et paras aeg sellisele uuele loomingulisele projektile võib-olla algust teha ja võib-olla leiate siit siis hoopis ka uue romantilise suhte, kui te seda otsite. Ja kuni 19 mai Veenus samamoodi liigub teie 6. ehk siis töö- ja tervisesektoris, nii et võib-olla suhted töökaaslastega on paremad või leiate hoopiski suhte, partneri läbi töö. See ka sobib siia kenasti või siis teete lihtsalt oma töökohta ilusamaks ja mugavamaks, et sisustate näiteks oma kontorit, teete selle ilusamaks, see ka sobib siia väga hästi. Tuleks hoiduda muidugi liigsest magusast ja rasvasest toidust, et sellega ei maksa siin liialdada, et need asjad ka kipuvad siin rohkem siis menüüsse sisse lipsama. Ja alates 19 mai Venus liigub teie 7. majja, ehk siis väga hea aeg tegeleda partnerlussuhetega, et kompromissid tulevad kergemini ja võib-olla teised tahavad teid rohkem aidata, nii et igati selline tore partneritega tegelemise aeg. Veevalajad, kuni 21 mai Päike liigub teie kodu- ja peresektoris, seega tegelete võib-olla rohkem koduteemadega, on see siis vanemad, on see lapsed või midagi muud. Võite kodus ka näiteks mööblit ümber tõsta, remonti teha või siis muud teemad. Mõtlete näiteks elukoha muudatusele või siis tegelete hoopis kinnisvara ostu või müügiga. Need teemad on kõik üleval. Ja alates 21 mai Päikene liigub teie 5. majja, nii et rõhk läheb rohkem lastele, mängulisusele, loomingulisusele, võib-olla
Kes soovib, võib alustada siin ka uut suhet näiteks, aga sobib hästi tegeleda hobidega, ennast väljendada, esineda, ja võib-olla ka oma tooteid-teenuseid reklaamida sobib siia hästi. 1. mai on meil täiskuu ja teie jaoks toob see kulminatsiooni või otsuse või mingisuguse teadmise, mis on seotud teie karjääriga või teie ülemusega näiteks või teie ettevõttega. Ehk siis suured muudatused võib-olla teie töös, maines, avalikus rollis saavad siin alguse ja võib-olla ka koduteemad ka saavad siin rohkem selgemaks. Nii et siit võib tulla nii töö alguseid kui ka töö lõppe näiteks või siis ülemuse muutuseid ja karjääris üldse suuri selliseid arusaamisi, et sellega saate siis selle põhjal saate siis paremaid otsuseid teha ja võib-olla paremate tingimustega ka edasi liikuda. Merkuur on kuni 17. mai ka teie kodupere kinnisvarasektoris, nii et võib-olla on rohkem suhtlemist, kirjutamist kõiges, mis on seotud pere ja koduga. Jällegi, kui te olete kinnisvara ostu või müügiga siin tegelemas, siis see võib näidata seda, et otsite väga aktiivselt, planeerite ja võib tulla siia siis selline praktiline ümberkorraldus, mis puudutab kodu, mingid lepingud näiteks või kogute lihtsalt infot, mõtlete variante, millised teile paremini sobivad. See teema sobib siia väga hästi. 16. mai ka noorkuu tuleb teie kodu ja pere sektoris, mis jällegi tõstab esile kodu ja pere teemad. Saab siis midagi uut alguse, on see siis näiteks see, et leidsitegi omale uue kodu ja nüüd hakkate seda siis sisustama. Või on see midagi muud, näiteks peate tegelema oma vanematega, hoopis nemad kolivad või vajavad teie abi, need asjad kõik sobivad siia. Et või siis planeerite näiteks remonti või mingisugust muud elukorraldust, see ka sobib kenasti. Ja alates 19. mai Marss ka liigub teie kodupere sektorisse, nii et läheb päris kuumaks seal kodus. Tasub see energia siis võib-olla suunatagi remondi tegemisse, mitte siis kodustega vaidlemisse. Ja kui teil on näiteks aed, minge ja lahendage oma marssi sinna, tehke oma aed korda, kaevake, istutage, külvake, riisuge ja nii edasi. Selleks sobib see seis väga-väga hästi. Siis alates 19. mai Veenus liigub teie 6. majja, mis tähendab seda, et võib-olla töökaaslased on abivalmimad või siis saate leevendust oma tervisemuredele, kui teil neid on olnud. Või te leiate hoopiski partneri läbi töö, ka see sobib siia hästi. Võib-olla on mõistlik vaadata oma menüüd ja mitte lasta sinna siis liigsel magusal ja rasvasel sisse lipsata, et see ka kipub siin teemaks olema. Kalad. Kuni 21. mai on rohkem esil suhtlemine, igapäevaelu korrastamine, kõned, kirjad, kohtumised, mingisugused dokumendid, allkirjad, lepingud, ka lühisõidud, lähisugulased, naabrid. Rohkem tegelete nende teemadega ehk siis suhtlete rohkem. Võite saavutada ka mingisuguseid kokkuleppeid kiiremini ja lihtsamini, need asjad kõik sobivad. Ja alates 21. mai päikene liigub teie kodupere sektorisse, nii et rohkem keskendute koduteemadele, mis iganes see siis teie jaoks tähendab. Kas siis otsite uut elukohta, tegelete praeguse kodu mugavamaks tegemisega, suhtlete võib-olla rohkem oma vanematega, aitate neid rohkem, ka selline
psühholoogiaga tegelemine sobib hästi, endasse vaatamine, eneseanalüüs sobib siia väga hästi, minevikuga tegelemine, mineviku mustritega tegelemine sobib ka väga kenasti siia. 1. mai täiskuu on meil Skorpionis ja teie jaoks tuleb selgust kõiges selles, mis on seotud näiteks juriidikaga, välismaaga, reisimisega, õppimisega või ka religiooniga. Et mis iganes teil selles valdkonnas siis siiani nähtav ei olnud või teadlik ei olnud, need asjad tulevad siin esile. Võib-olla kui olete mingisuguseid dokumente ajanud, siis saate siin uudise. Või kui olete näiteks mõnda juriidilisse protsessi segatud, siis ka siin võib tulla pööre. Et ongi kas siis mingi kulminatsioon, midagi lõpeb, midagi algab või lihtsalt saate rohkem infot ja selle baasil saate siis ka paremaid otsuseid teha, mis puudutavad siis neid teemasid. Võib-olla lihtsalt otsustate midagi uut õppima minna ja leiate siin siis sobiva kooli. See ka sobib kenasti siia. Merkuur kuni 17. mai on ka suhtlemise valdkonnas, nii et veel kord rohkem vestluseid, infot, võib-olla tegelete transpordiküsimustega rohkem, info vahetamine, ma ei tea, oma podcasti alustamine näiteks sobib hästi või muud sellised kanalid, nende kasutamine sobib kenasti. Ja 16. mai on meil noor kuu. Tuleb samasse sektorisse, mis tähendab seda, et siin võib alguse saada midagi uut, mis on siis seotud infoga, lepingutega, kirjutamisega. Seega jällegi, kui te tahate alustada mingisugust oma gruppi näiteks või kogukonda või avada mingisugust YouTube'i kanalit, siis see sobib siia kenasti. Ja loomulikult kõik, mis on seotud ka õppimisega, raamatutega, võib-olla alustate hoopis raamatu kirjutamisega, ka see sobib siia kenasti. Siis alates 17. mai Merkuur liigub ka teie 4. majja, nii et rohkem suhtlemist kodus, peres, hea aeg planeerida koduseid asju, midagi ümber korraldada, pereliikmetega rääkida ja lepingud jällegi, allkirjad, dokumendid, et kui te olete näiteks ostmas või müümas kinnisvara, siis see võib siin sel ajal ka toimuda. Ja Marss liigub alates 19. mai ka teie info ja suhtlemise sektorisse, nii et veel rohkem energiat tuleb. Võib-olla avaldate oma arvamust rohkem, jällegi igasugused sellised podcast'id, grupid, YouTube'i kanalid, need sobivad kenasti, saate sinna oma energia ära siis lahendada. Ja ei lahenda seda näiteks õdede-vendadega või naabritega vaidlemisse. Et pigem siis tegelege kirjutamisega või lugemisega või mingite muude selliste suhtluskanalitega, mitte siis vaidlemisega. Ja alates 19. mai Veenus liigub teie 5. majja. Seega väga hea aeg alustada näiteks uut suhet, kui te seda soovite. Tegeleda võib-olla rohkem oma lastega, kui teil on lapsi. Lastega näiteks, ma ei tea, puhata, vaba aega veeta rohkem. Ja kui teil on näiteks oma ettevõte, siis on siin hea aeg ka oma tooteid või teenuseid reklaamida või tegeleda näiteks oma kodulehe kas siis ülespanemisega või siis täiendamisega või uuendamisega. Et võib-olla ka satute rohkem kontserdile, muuseumisse, aiapidudele, need asjad ka sobivad siia väga-väga hästi. Selline siis saigi meie maikuu ülevaade. Suur tänu sulle, Karin, väga pika ja põhjaliku ülevaate eest ka kõigile sodiaagimärkidele eraldi. Kallid kuulajad, teie kindlasti liituge meie kogukonnaga, sealt leiate meie maikuu parimad ajad ja ka palju muud huvitavat informatsiooni
eriti siis meie kogukonna uuest kommuuni portaalist. Jah. Karin, soovid sa veel midagi lisada või tänaseks tõmbame otsad koomale? Ma arvan, et tänaseks tõmbame otsad kokku, sai väga pikk ja põhjalik ülevaade jälle, loodan väga, et saate siit omale midagi kasulikku kõrva taha panna ja ootan ikka teie arvamusi ja ettepanekuid, nagu alati. Jah, suur tänu teile ja mõnusat maikuud siis!